Nii, aga ma vaatan, et kell on kukkunud. Mina siis jätkan siin oma näputööga ja lasen järjest uusi osalejaid sisse. Aga nendele, kes juba kohal on, tere tulemast meie 3. digiteenuste seminarile. 2 on juba tehtud. Täna on väga huvitav teema, millest meil ka teenusedisaini koolitustel tegelikult juttu on olnud. Ehk siis ligipääsetavus ja erivajadustega inimeste toetamine digiteenuste kasutamisel. Tulemas on veel 7 väga huvitavat seminari, nii et saate ennast ka sinna kirja panna. Annangi sõna Mariellile, kes on meie tõeline ligipääsetavuse guru ja selle teema eestvedaja. Ja lihtsalt sellise asja mainin ka veel enne, et me seminari lindistame, nii et hiljem saate seda järele vaadata. See link läheb siis Google Classroomi üles ja lihtsalt teile siis infoks ka, et sündmus, kus te osalete, et see kuulub siis lindistamisele. Nii, aga Mariell, palun, the floor is yours, nagu inglise keeles öeldakse. Suur aitäh sulle suurepärase sissejuhatuse eest, Madleen. Ja mul on nii hea meel näha, et meil on siin nii palju kuulajaid, et nad isegi ei mahu mulle ilusti tiimi ekraani peale ära. Ja aina lisandub neid ka. Kui teil on vahepeal koolituse käigus küsimusi, siis absoluutselt võite neid kirjutada siia chatti või küsida kohe vahele, et siis ei kao teema järg käest ära. Ja kui ma vahepeal mõnda küsimust ei märka chatis, siis Madleen võib ka lugeda neid ette. Ja lõpus loomulikult ka, kui jääb aega üle, siis saame mõnedele küsimustele vastata. Jah, nagu mainitud, siis räägime täna just digitaalsest ligipääsetavusest ja sellest, kuidas siis erivajadusega inimesi toetada digiteenuste kasutamisel. Annan siis ülevaate erinevatest seadustest, mis Euroopa Liidus ja Eestis kehtivad. Räägin natuke sellest, miks üldse meile niivõrd oluline on. Vaatame, kuidas koostada ligipääsetavuse avaldust ja mis see üldse on. Abiprogrammidest räägime. Keskendun siis täna eriliselt just sellele, millised on sellised abivahendid ja abiprogrammid ja seadistused, mida teie saate siis soovitada ja juhendada kodanikel kasutama, kui neil selle jaoks peaks vajadus olema. Ja räägime ka, kuidas erinevaid tugitehnoloogiaid kasutada klaviatuurist ekraanilugejateni ja natukene ka sellest, kuidas teha teksti ja veebilehe sisu paremini loetavaks ja tarbitavaks. Ehk siis nii infot selle kohta, kuidas diginõustamisteenusel ligipääsetavuse osas inimesi nõustada, kui ka siis sellel teemal, kuidas näiteks oma asutuse veebilehte natukene paremaks muuta. Mina olen siis, nagu juba mainitud, Mariell, Trinity Wisemani kasutajakogemuse spetsialist ja ligipääsetavuse ekspert. Ja mida ma siis igapäevaselt teen, et natukene siia tausta ja konteksti anda. Minu põhiülesanded on siis uurida, mida kasutajad tegelikult tahavad ja vajavad, planeerida, kuidas neile kõige mugavamat lahendust luua. Tegelen prototüüpimisega, just siis digitaalsete lahenduste, veebilehtede, mobiilirakenduste ja selliste asjade prototüüpimisega ja visuaalse disainiga. Hindan veebi ligipääsetavust ehk siis auditeerin erinevate asutuste veebilehti nii Eestis kui Euroopa Liidus, nii era- kui avalikus sektoris ja samuti koolitan siis ligipääsetavuse ja kasutajakeskse disaini teemadel. Ja löön ka kaasa näiteks meie riigi ligipääsetavuse rakkerühmas ja ka seires, mida järelevalveorganisatsioon siis igal aastal korraldab. Räägime siis natukene sissejuhatuseks, miks tegelikult ligipääsetavus niivõrd oluline on. Meil on väga raske tänapäeval enam kujutada ette oma elu ilma videokõnede, sotsiaalmeediata, veebipoodideta, mobiilimakseteta või Eestis ka digitaalsete avaliku sektori teenusteta. Kahjuks ka kõik need asjad tegelikult ehitatakse tihti niimoodi, et erivajadustega inimeste peale ei mõelda. Võetakse selline nii-öelda keskmine kasutaja, kes on, eks ole,
kuskil standardite muuseumis klaaskapikeses, et tegelikult sellist keskmist kasutajat ju olemas ei ole. Ja mõeldaksegi oma lahendused ainult sellisele keskmisele inimesele mõeldes välja. Ja seetõttu ei saa näiteks erivajadusega inimesed või ka vanurid või ka lapsed mõningaid tehnilisi lahendusi kasutada. Ligipääsetavuse all peame me aga silmas siis olukorda, kus võimalikult paljud inimesed saavad mingit asja kasutada. Mõnikord öeldakse ligipääsetavuse kohta ka juurdepääsetavus või hõlbustatus, inglise keeles siis accessibility. Ja ligipääsetavus on tegelikult osa võrdsete võimaluste tagamisest kõigile inimestele. Kui me räägime füüsilisest maailmast, siis füüsilise maailma ligipääsetavust tagavad näiteks kaldteed või ise lahti minevad uksed, valgus, mis läheb ise tööle, inva WC. Mõelge näiteks, kas teie asutuses on sellised asjad olemas. Ja täpselt nagu tegelikult kaldtee ei ole mugav ainult siis ratastoolis inimestele, vaid sealt saavad paremini üles ka näiteks lapsevankriga inimesed, kellel on ratas, jalgratas või näiteks rulluisud, et tegelikult see aitab rohkem inimesi kui ainult neid, kellel on ratastool, siis sama on täpselt ka digitaalses maailmas, et ka veebimaailmas aitab ligipääsetavus palju rohkem inimesi kui ainult erivajadusega inimesi. Ja veebimaailmas me mõtleme siis ligipääsetavuse all seda, et veebilehed, mobiiliäpid ja igasugused dokumendid, olgu need siis Wordid, Excelid, PDF-id, need on kõik ehitatud nii, et erinevate erivajadustega inimesed saavad ka neid asju kasutada. Näiteks saavad ligipääsetavaid lehti kasutada need, kes ei näe või ei kuule või kes ei saa kasutada arvutihiirt. Erivajadusega inimesed tegelikult kasutavad üldiselt täpselt neid samu arvuteid ja telefone ja nutikellasid ja tahvelarvuteid, mis me kõik, aga lihtsalt nad võivad vajada siis lisaks kas mingeid abiseadmeid või lisaseadistusi. Ja ligipääsetavus on tõesti väga oluline just erivajadustega inimestele, sest see avab neile nii palju uusi uksi ja võimaldab neid elada iseseisvamat elu. Näiteks pimedad saavad ju veebipoes lugeda toodete kirjeldusi, kui need on õigesti esitatud. Tavalises füüsilises poes aga oleks päris keeruline lugeda siis toodete pakenditel olevaid kirjeldusi. Samuti ratastoolis inimesed saavad veebipoest kätte näiteks need tooted, mille otsimine füüsilises poes võib olla neile väga raske. Selle jaoks on nagu oluline tõesti, et kõik need veebilehed oleksid siis ligipääsetavaks disainitud ja ehitatud. Kuidas me saame aru, kas veebileht on ligipääsetav? Ja ma edaspidi ka ütlen ilmselt peamiselt veebileht, aga ma mõtlen selle all ka kõiki veebis olevaid dokumente ja ka mobiilirakendusi. Ligipääsetav veebileht on siis selge ja lihtsa ülesehitusega ja ei sega info kättesaamist. Et meil on kohe lehele minnes visuaalselt ja ka siis näiteks tugitehnoloogiaid kasutades arusaadav, kus mingi asi asub. Ja meil ei plingi seal mingid asjad, ei sõida mingid asjad, ei ole mingisugune taustamuusika, et nagu miski ei sega meil infot kätte saamast. Teiseks, veebilehel on siis nupud ja tekstid piisavalt kontrastsed ja nähtavad, et meil ei ole segadus, et kuna mõni tekst on näiteks liiga helehall ja me lihtsalt ei näe seda, et kõik on piisavalt kontrastne ja nähtav. Kolmandaks, ligipääsetav veebileht allub siis brauseri ja süsteemi seadistustele. Näiteks kui me oma veebilehitsejas või operatsioonisüsteemis muudame näiteks teksti suurust suuremaks, siis ka see veebileht peaks nendele seadistustele alluma. Neljandaks toetab ligipääsetav veebileht navigeerimist nii hiirega kui ka klaviatuuriga. Ehk siis erinevaid viise, kuidas veebilehel navigeerida, sest et kõik inimesed ei pruugi olla võimelised kasutama näiteks hiirt. Viiendaks, ligipääsetav veebileht annab kasutajale piisavat infot ja aitab vigu vältida. No mõtleme siin näiteks igasugustele täidetavatele veebivormidele, kui on vaja mingit taotlust esitada, kui on vaja midagi tellida, kuskil ennast üles registreerida, siis kui need veebivormid annavad kasutajale piisavalt infot selleks, et need ilma vigadeta täita
ja kui ka tekib vigu, siis antakse soovitusi, kuidas neid parandada, siis sellised vormid on ligipääsetavad. Ja 6. peab siis ligipääsetav veebileht toetama erinevaid tugitehnoloogiaid. Ja tänane koolitus on mul eeskätt ikkagi mõeldud selle jaoks, et kuidas erivajadusega inimest veebilehtede kasutamisel aidata, kuidas talle, milliseid asju talle soovitada, milliseid abivahendeid. Aga me ei keskendu väga siis ligipääsetavuse testimisele, lehtede disainimisele või siis arenduspoolele. Et loomulikult teen ka selliseid koolitusi, kus siis räägin täpsemalt just seda veebilehe koodi poolt, et kuidas neid erinevaid tugitehnoloogiaid seal koodis peab toetama. Aga täna lähme sellest küllaltki põgusalt üle ja vaatame pigem, mis see tulemus siis veebilehel visuaalselt on. Ja nagu ma ütlesin, siis ligipääsetavad lahendused tegelikult on mugavamad ka erivajaduseta inimesele. Et kui me vaatame seda videot siin ühes Õhtulehe kodulehest, siis tegelikult siin on nii palju igasuguseid reklaame, pop-up'e, asjad liiguvad, muutuvad, eks ju, blingivad, et nii palju asju kogu aeg muutub, et kus see sisu tegelikult on. Veel mingi asi hüppas ette, eks ju, et kuidas me tegelikult siia jõudsime, et me oleme nii palju igasuguseid takistusi loonud kasutaja teele, et ta ei saakski põhimõtteliselt seda sisu seal tarbida. No, loomulikult neid reklaamid kõik ka vajavad, nad on omal eesmärgil seal, aga lihtsalt selline lahendus praegu näiteks ei ole kuidagi viisi ligipääsetav. Et seda lihtsalt infot on siit väga-väga raske tarbida. Enne kui lähme edasi praktilisemate näidete juurde, siis räägin natukene ka seadustest ja nõuetest, mis siis Eestis kehtivad. Meil on siis Euroopa Liidus ligipääsetavuse direktiiv, õigemini on neid 2 tükki. Aastast 2019 kehtib siis direktiiv avalikule sektorile ja aastast 2025 hakkab see kehtima ka siis toodetele ja teenustele, ehk siis paljudele erasektori ettevõtetele, näiteks e-poodidele, e-pankadele, transporditeenustele, ettevõtetele, kes annavad siis ligipääsu meediale, telekomid on ju. Igasugused tooted nagu arvutid, telefonid, e-lugerid, et isegi e-raamatutele hakkavad siis need nõuded kehtima. Ja kuigi sellest haldusalast jäävad siis või kohaldumisalast jäävad välja mikroettevõtted, siis siiski oleks juba viimane aeg hakata tegelema ligipääsetavusega oma veebilehel ja oma toodete puhul, et siis olla valmis aastaks 2025. Ja avalikul sektoril selles mõttes on ka ikkagi viimane aeg hakata sellega tegelema. Et täna Eestis läbi nende seirete, mis ma olen aidanud teha, on ikkagi näha, et see ligipääsetavuse tase ei ole Eestis veel väga kõrgel tasemel või ühtlaselt heal tasemel. Et on muidugi häid näiteid, aga kahjuks endiselt on palju paranemisruumi selles osas. Need on siis need direktiivid, siin on need numbrid ka kirjas slaididel, slaidid saate ka hiljem endale. Ja direktiivid siis mõlemad kohustavad veebilehti ja mobiilirakendusi ja siis neid teenuseid ja tooteid vastama siis Euroopa Liidu ligipääsetavuse standardile N301-549. See siis täna kehtib ainult avalikule sektorile, kuid see kohandatakse 2025. aastaks ka erasektorile. Ja mida see Euroopa Liidu standard siis sisaldab, on rahvusvaheline standard Web Content Accessibility Guidelines ehk siis WCAG, millest võib-olla olete kuulnud, kui olete ligipääsetavuse vastu varem huvi tundnud, aga lisaks sellele WCAG-le sisaldab siis Euroopa Liidu standard ka lisanõudeid. Et näiteks kui veebileht, teie asutuse veebileht on kunagi varem ehitatud valmis vastama siis WCAG standardile, siis Euroopa Liit siiski on pannud sinna peale ka lisanõudeid, mida tuleks siis üle vaadata. Ja loomulikult on oluline mõista, et täielikku ligipääsetavust selles mõttes, et 100% kasutajatest saaksid sellelt lehelt kõik info kätte. Seda on väga keeruline saavutada. Ligipääsetavaks tuleb muuta ikkagi nii palju veebist, äpist ja selle sisust, kui on mõistlikkuse piires võimalik, et selles mõttes on ka nendes õigusaktides ikkagi selline termin nagu ebaproportsionaalne koormus, mis tekib siis, kui selle keskkonna ligipääsetavaks muutmine
toob kaasa lihtsalt niivõrd ebamõistlikud kulud, et see hakkab põhimõtteliselt asutuse põhitegevust juba segama. Et sellisel juhul loomulikult tehakse seal erandeid. Aga eesmärk on ikkagi see, et võimalikult suur osa veebilehest ja erinevatest dokumentidest, mis seal saab alla laadida, oleks siis ligipääsetavad. Ja Eestis teostab siis ligipääsetavuse järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Ja ligipääsetavad peavad olema siis, nagu ma juba enne mainisin, lisaks veebilehtedele ka äpid ja erinevad dokumendid. Ka näiteks sellised dokumendid, mida siis klienditeenindaja kliendile edastab. Nüüd, kuidas siis asutus saab öelda, et tema veebileht on siis ligipääsetav, peab siis olema lehel ligipääsetavuse avaldus. Ehk siis selline alamleht veebilehe peal, kus on siis räägitud sellest, mis nõuetele see leht vastab, kuidas seda on kontrollitud ja kuidas seda lehte üldse kasutada saab, et näiteks mis abivahendeid sellel lehel saab kasutada ja mis on erinevad ligipääsetavuse funktsionaalsused, mida ei pea, aga võib olla lehe peal juba lehele sisse ehitatud. No mis need näited on? Näiteks, et lehel saab panna värvi kontrastsust juurde, et saab sellise valge lehe asemel vaadata hoopis mustkollast varianti sellest lehest, ehk siis need värvid on kontrastseks muudetud. Või on lehele sisse ehitatud näiteks teksti suuruse suurendamise variant. Või on lehel võib-olla mingisugune lihtsamas keeles kirjutatud variant põhiteemadest, et eriti avalikus sektoris on see väga tervitatav, kui teatud teemad on siis lahti selgitatud ka lihtsamas keeles. Siin näeme näiteks siis TTJA lehel ligipääsetavuse või siis juurdepääsetavuse veebilehte, kus on siis kindlasti kirjas ka see, et kui on midagi siiski pahasti, et mingi osa lehest tundub, et ikkagi sellele ligi ei pääse erivajadusega inimene, siis on ka olemas kontakt, et kelle poole pöörduda. Teise näite tõin siin Euroopast, siis üks ingliskeelne variant sellest, kuidas ka võib esitada ligipääsetavuse informatsiooni. See on nüüd natukene inforohkem variant, et siin on konkreetselt välja toodud kõik osad sellelt veebilehelt, mis ei ole ligipääsetavad. Et tegelikult jah, õige on tõesti välja tuua nagu väga spetsiifiliselt, et kui mingisugune konkreetne funktsionaalsus ei ole ligipääsetav. Täna on kahjuks see Eestis, et väga paljud asutused on lihtsalt kopeerinud selle ligipääsetavuse lehe, kui see üldse eksisteerib, kellegi teise pealt ja seetõttu see info seal avalduses isegi ei pruugi olla õige. Aga põhimõtteliselt eesmärk on see, et tulevikus pärast siis 2025. aastat ka paljudel e-poodidel ja e-pankadel ja telekomidel ja transpordifirmadel oleksid siis veebilehe peal sellised ligipääsetavuse avaldused, kust erivajadusega inimene saab siis infot selle kohta, mis on selle lehe funktsionaalsused, kuidas neid kasutada ja kelle poole pöörduda, kui mingi osa siiski ei ole ligipääsetav. Ja toon ka selle välja, et tõesti TTJA seda seiret Eestis ikkagi teeb ja kui siis mingid veebilehed nendele nõuetele ei vasta, siis on ka seal erinevad trahvid ja muud mõjutusviisid. Nii, seadustest sai räägitud, räägime nüüd natukene igasugustest abivahenditest ja abiprogrammidest, mida siis erivajadusega inimesed kasutavad veebilehe kasutamiseks. Et tõesti kasutatakse üldiselt neid samu igasuguseid seadmeid, mida kõik teised inimesedki, aga lisaks võidakse siis vajada mingisuguse tugitehnoloogia abi. Üks kõige lihtsamaid viise, kui ei ole võimalik näiteks mingil põhjusel hiirt kasutada, siis navigeeritakse veebilehel klaviatuuri abil. Sellest räägime varsti palju täpsemalt, nii et ma siia rohkem hetkel ei jää kinni. Kasutatakse ka erilist hiirt. Näiteks võib-olla olete näinud selliseid ergonoomilisi hiiri, mille peal on selline rullik või selline kera, mida saab liigutada, mis siis võimaldab liigutada seda kursorit oma ekraani peal rohkem kui siis, kui sa ei pea seda tervet seda hiirt liigutama, vaid saad ainult nagu näpuotsakesega seda rullikut seal liigutada.
Et siis see aitab näiteks inimesi, kellel ei ole täit liikuvust oma kätes, vaid võib-olla saab ainult ühte sõrme natukene liigutada. Et mis iganes võimed siis sellel inimesel on, meil on kõigil ikkagi erinevad võimed, siis vastavalt sellele saavad nad valida endale sobiva tugitehnoloogia. Arvutit saab juhtida ka erinevate lülitite abil. Näiteks lülitid, mis asuvad näiteks ratastooli peal kahel pool inimese peast, et siis ta saab vajutada kas paremale või vasakule oma peaga ja niimoodi siis arvutit lülitite abil juhtida. Lüliteid võib vajutada ka keelega, sõrmega, varbaga, et mis iganes siis parasjagu võimalik on. Sinna saab see lüliti tegelikult sisse ehitada. Lülitid töötavad väga sarnaselt siis klaviatuurile, et sellepärast ma täna ei räägi sellest, kuidas kasutada lüliteid, vaid ma räägin sellest, kuidas kasutada klaviatuuri, sest et lülitite peal on ka üldiselt väga sarnased funktsionaalsused. Erinevad sensorid, siis kui näiteks on veel vähem liikuvust võimalik, siis igasugune silmade liikumine, pilgutamine, puhumine, hingamine, keele liigutamine, kõik sellised sensorid on olemas, mis samuti võimaldavad siis ekraanil liigutada oma kursorit ja siis vastavat asja aktiveerida. Muidugi häälkäsklused, et häälkäsklused pole ainult kasulikud siis, kui sa autot juhid ja soovid näiteks kellelegi kõnele vastata, vaid häälkäsklused on ka arvuti kasutamiseks täiesti võimalikud ja ka nutiseadmetes saab need sisse lülitada. Et siis jällegi, kui ei ole võimalik oma käsi liigutada või füüsiliselt kuidagi hiirt või klaviatuuri kasutada, siis on võimalik häälkäsklustega seda teha. Nüüd, kuidas pimedad arvutid kasutavad, et siis tegelikult on võimalik kuulata lehti sellise programmiga, mida kutsutakse ekraanilugejaks. See ongi selline spetsiaalne tarkvara, mis siis loeb ette kõik ekraanil toimuva. Kõik, mis seal ekraani peal on, kõik info ja kohad, kuhu sa saad vajutada, saab siis ekraanilugejaga ette lugeda. Ja võimalik on ka tegelikult saada see info hoopis braille kirjas ehk siis selles punktkirjas, et siis võib-olla kasutajal on selline seade, mis väljastab siis punktkirja, sellised väiksed pulgakesed tõusevad ja langevad seal ja kui hoida oma näppusid selle braille seadme peal, siis on võimalik seda infot kätte saada. Et isegi inimene, kes on pime ja kurt, saab tegelikult info kätte arvutist, kui on selline soov. Ekraanilugejate juurde ka tuleme varsti täpsemalt tagasi, sellepärast lähme praegu edasi. Veel abivahendeid ja programme, et mõned on siis sellised veebilehele sisse ehitatud seaded, et nagu ma mainisin, see kontrastsuse seade ja näiteks veebilehe teksti suurendamine või ka fondi muutmine või midagi sellist. Brauseri seaded ehk siis veebilehid seal endal saad ka muuta erinevaid asju seadetes, näiteks suurendada lehte, muuta värvikontrastsust, muuta fookusstiile, vaatame neid kohe täpsemalt. Brauseri laiendused, et kui brauseri enda valikutest jääb väheks, siis loomulikult on erinevaid laiendusi. Ma just mõtlen eriti Google Chrome'is näiteks. Täna enamus näiteidki, mis ma toon, on kas Safari brauserist või Google Chrome'i brauserist. Et siis erinevad brauseri laiendused on väga võimekad ja võimaldavad siis kohandada seda kasutajakogemust vastavalt enda võimetele. Siis on erinevad seadmed, et arvutis ja mobiilil tehtavad seaded, mis siis võimaldavad veebilehte kohandada. Eraldiseisvad programmid ongi näiteks siis ekraanilugeja või on mingisugune häälkäskluste tarkvara ja füüsilised seadmed, mis ühendatakse arvutiga, on ta siis klaviatuur, lüliti, mingisugune eriline hiir või midagi sellist. Et ega me enamus inimesi ju ühendavad ka arvutiga tavalise hiire, et siis see võib ka olla nagu nii-öelda abivahend siis fookuse liigutamiseks. No siin on üks näide siis, kuidas lehte saab suurendada Google Chrome'i brauseris, et saab siis paremalt 3 punktist võtta lahti seadete menüü ja Zoomi on seal kohe olemas, et
saab lehte siis suurendada näiteks 200%, et siis on juba väga hästi arusaadav. Ja me saame nüüd aru, kas leht on ligipääsetav või mitte, ka selle poolest, et kui ma nüüd seda suumi suurendan, siis leht ei lähe nagu katki või ta ei lähe niimoodi, et ma pean 2 poole hakkama kerima, et mingit infot lugeda, vaid ta lähebki sujuvalt desktopi versioonist tahvliversioonist mobiiliversiooni. Et ta läheb nagu sujuvalt niimoodi kitsamaks. Me ei tohiks kunagi tekkida 2 pidi kerimist, et me ei peaks hakkama paremale-vasakule kerima, et mingisugust teksti lugeda. See on siis kogu lehe suurendamine, aga lisaks sellele suurendamisele on võimalik kasutada ka teksti suurendamist. Selle jaoks Chrome'is lähme seadetesse, valime välimus ja seal on näha fondi suurus. See video käib niimoodi nagu otsast lõpuni ja siis uuesti algusesse, et saab mitu korda vaadata. Seaded, välimus ja seal on siis juba fondi suurus. Näiteks kui ma panen väga suur, siis lehel muutusidki fondid kohe suuremaks. Ehk siis fondid ehk siis teksti suurus muutus suuremaks. Samuti on olemas näiteks Windowsil Magnifier programm, veel selliseid eraldiseisvaid programme, mis võimaldavad seda ekraani suurendada. Ja ka näiteks mobiilis on võimalik teksti suurust või kogu kuva suurust suurendada. Et siin on näited jälle näiteks iPhone'ist ja Androidist. Et saab siis Androidist siin on just näha, et teksti suurust saab muuta või siis kogu kuva suurust. Ehk siis kas kõik asjad lähevad suuremaks või ainult tekst läheb suuremaks. Siin on jälle hästi oluline see, et meie veebilehed oleksid ehitatud niimoodi, et asjad ei hakka minema katki, tekstid ei hakka minema üksteise peale või oma nendest konteineritest välja, et nad ilusti suurenevad sujuvalt ja kõik jääb ilusti loetavaks ja kasutatavaks. Teinekord on aga sellist ikkagi seda teksti ja kõike seda liikuvat osa, nagu me näeme ka siin on igasugust liikuvat osa esilehel, et me näeme, et asjad nagu sõidavad ringi, siin on palju igasuguseid värvilisi asju, igasuguseid nuppe, teatud kasutajaid, kellel on võib-olla lugemisraskused või mingisugune õpiraskus või muu probleem, et võib olla keeruline keskenduda igasugustele tekstidele, kui seal kõrval on väga palju segavaid elemente. Et siis selle jaoks ma soovitaksin näiteks proovida lugemisrežiimi, et niisugune asi täiesti, mida võib kasutajale soovitada. Praegu näitan siis Safaris, et Safari seadetest siis saab sisse lülitada reader mode lugemisrežiimi ja siis saab vaadata seda sama teksti lihtsalt mustvalgena, nagu ta oleks PDF-dokument. Ehk siis see on hästi mugav selline lahendus, et ta võtab lihtsalt selle veebilehe pealt selle põhisisu, põhiartikli ja teeb selle nagu sul oleks tekstidokument, et kaotab ära kõik igasugused menüüd, segavad juturobotid, asjad, mis ette hüppavad seal, kõiksugused pildid, et jääb ainult see päris sisu. Ja Chrome'is saab samuti sellist asja kasutada, aga natukene on vaja tööd teha. Chrome'is siis tuleb kõigepealt selle lugemisrežiimi sisse lülitamiseks kirjutada aadressiriba peale niimoodi, nagu siin on näha Chrome, // flags. Et jällegi pärast, kui need slaidid saate, siis saate selle ka siit võtta või võite ka kohe proovida. Chrome, // ja flags. Siis vajutate enterit ja avaneb selline veebileht, kus saab otsingukasti kirjutada reader ja sealt tulebki siis reader mode ehk siis see lugemisrežiim peaks tulema esimeseks. Ehk siis lähete sinna lehele, kirjutate reader, vajutate enter ja tuleb siia enable reader mode. Siis siit saab vajutada selle sisse enabled ja selle peale tuleb alla ekraani serva veel selline nagu, et sa pead taaskäivitama selle programmi, et siis võib seda relaunch ka vajutada. Ehk siis kõigepealt siit enabled ja siis relaunch. Ja nüüd, kui me need sammud oleme ära teinud, siis meil tekib lehe ülaserva. Vot siin on näha niisugune uus ikoonikene. See on siis aadressiriba paremal serva, see on siin uus ikoonikene, mis siis lülitab sisse selle lugemisrežiimi. Ja täpselt samamoodi näiteks on meil praegu siin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi leht, see on küll ingliskeelne variant jäänud mul, aga saab vajutada siit ülevalt lugemisrežiimi sisse ja
muutub kogu tekst nagu oleks PDF. Ja siin on veel erinevaid häid võimalusi, et saab muuta teksti ja tausta värvi. Näiteks saab lugeda hoopis beežil taustal või mustal taustal valget teksti. Samuti sai siit kiirelt muuta teksti suurust ja ka fonti, kui fondil on ka erinevaid variante, eks ju, et mõnel inimesel on lihtsam teistsugust fonti lugeda. Et selline variant on siis hästi hea kiire viis kõik see segav sisu veebilehelt kõrvaldada ja keskenduda siis ainult sellele lugemisele. Nüüd räägin aga natukene üldse sellest, et kuidas teha lugemine lihtsamaks, et eks see info kättesaamine on üks kõige olulisem asi veebilehel, et kui seda infot on raske kätte saada, siis tegelikult lehe kasutamine ongi ebamugav ja frustreeriv ja mitte ainult erivajadusega inimese jaoks, vaid tegelikult iga inimese jaoks. Kuidas teha lugemine lihtsamaks? Selge ja lineaarne lugemisjärjekord, et siin nüüd ma mõtlen seda, et kuidas me paigutame lehe peal või dokumendis pildid näiteks. Kuidas me paneme sinna vahele mingisugused pealkirjad, tabelid, graafikud, et kas endiselt lugemisjärjekord jääb loogiliseks ja selgeks. Vasakule joondatud tekst. Et varsti toon ka erinevaid näiteid, aga teksti juhundusest oleneb päris palju, et kuigi tihti meeldib inimestele just sellistes ametlikes dokumentides kasutada rööpjoondust, ehk siis mõlemad servad tekstil jääksid nagu ühel joonel, siis rööpjoondus siiski raskendab tegelikult inimese silma jaoks lugemist. Et alati soovitan kasutada vasakule joondatud teksti, et seda oleks siis võimalikult lihtne lugeda. Piisav fondi suurus, reavahe ja lõiguvahe. Et see on kindlasti oluline, kuigi meil on võimalik, eks ju, erinevate vahenditega teksti suurust lehel suurendada, siis parem on ikkagi see, kui meil juba vaikimisi on lehe peal piisavalt suur tekst, piisavalt suur reavahe ja lõiguvahe. Ja tõesti tuleb mõelda igasugustele kasutajatele, igasugustele seadmetele, et võib-olla tõesti sellel, ma ei tea, asutuse direktoril on väga suur ekraan, tal on see väga hästi valgustatud ruumis, tal on kõik selgelt näha ja ta ütleb, et et ma ei tea, et ei ole vaja nii suurt teksti, on ju, et meil ei käi pimedad siin lehe peal, et tegelikult ikkagi tuleb mõelda suuremale kasutajaskonnale, et tihti ongi see, et kas sellel disaineril või otsustajal on siis väga hea ekraan, ütleme, ja ta ei näe põhjust, et miks siis, kuidas siis, kui mina näen, kuidas siis keegi teine ei näe, on ju. Et ikkagi meie kõigi võimed ja kas või nägemisvõime on tegelikult väga erinevad ja kui me vananeme, siis samuti nägemisvõime muutub ja me kõik ikkagi loome täna veebi tuleviku iseendale. Et tuleb natuke mõelda selle fondi suuruse peale. Ühes reas võiks olla vähem kui 80 tähemärki, ehk siis me ei tohiks teha väga pikki ridu. See jälle tähendab seda, et me peame pead justkui nagu liigutama ühest otsast teise, et see pikk rida lõpuni lugeda ja siis järgmisele reale hüpates on algus juba kadunud, et silm peab nagu iga rea lõpus ja alguses otsima seda järgmist rida. Et hoiame alla 80 tähemärgi, kui vähegi võimalik. Tuleb vältida läbivalt suuri tähti, kaldkirja ja allajoonimist, sest need kõik raskendavad teksti tarbimist. Kasutada seriifideta fonti, kohe vaatame, mis see tähendab. Ja suuri selgeid pealkirju, mis on siis hierarhiliselt õiges järjekorras. Et kindlasti tuleks vältida sellist pikka tekstiseina, vaid pigem liigendada teksti, kas siis pealkirjadega, bullet listidega või punktloenditega, igasuguste graafikute, piltidega, et alati nagu liigendada seda teksti, et ei oleks lihtsalt üks pikk tekstisein, vaid see oleks nagu jagatud loogilisteks paragraafideks. Ja piisavalt kontrastne tekstivärv, et kindlasti ligipääsetavuses ei saa üle ega ümber sellest tekstivärvist, et tuleb vaadata, et ta oleks vastu oma tausta piisavalt kontrastne. Et kui me räägime valgest taustast, siis valgel taustal on kõige kontrastsem must tekst. Kui me räägime näiteks tumesinisest taustast, siis kõige kontrastsem on valge, et võimalikult erinev teksti ja tausta värv. Ja eriti, kui te kasutate värve nagu hele sinine või oranž, et siis on
üsna raske seda kontrastsust seal tagada, et oranži ja helehalli ja helesinist ja helerohelist ja need on kõik väga riskantsed värvid, et tuleb nagu kindlasti kontrollida. Selle jaoks on erinevaid tööriistu, millega kontrollida seda kontrastsust, et tekst oleks ikkagi piisavalt loetav. Miks me siis ei tohi kasutada läbivaid suurtähti? Kui me oleme täiskasvanud, me enam ei veeri, eks ole, sõnu kokku, et meie aju tegelikult märkab selle sõna kuju ja meil tuleb meelde, nagu mida see sellise kujuga sõna tähendab. Ehk siis me ei veeri kõiki neid tähti kokku ja sellepärast on meil väga raske näha kirjavigu, eriti oma enda kirjutatud tekstis, sest et me ei veeri seda sõna kokku, me näeme selle kuju ja selle järgi meie aju ütleb, mis see sõna tähendab. Kui me aga kasutame läbivaid suurtähti, siis kogu see sõna muutub nagu üheks pikaks ristkülikuks, et me võtame nagu ajult ära selle võimaluse või võime seda sõnakuju kasutada. Ja seetõttu läheb siis lugemiskiirus tunduvalt aeglasemaks. Ehk siis ma soovitan teil mitte kasutada läbivaid suurtähti, näiteks pealkirjades või kuskil, et pigem kasutage ikka tavalisi tähti. Nii, mis selle kaldkirjaga on probleem, et siin jälle ta raskendab natuke lugemist. Kui meil on 1 või 2 sõna kuskil teksti sees kaldkirjas, see on täiesti okei. Aga me ei tohiks kogu teksti või pikki paragrahve panna kaldkirja, sest jälle näiteks düsleksiaga inimestel on väga raske seda lugeda. Ära jooni alla asju, mis pole lingid. Siin on 2 põhjust, et esiteks jällegi raskeneb siis see lugemine ja teiseks, et inimesed on väga harjunud veebis, et lingid on alla joonitud. Aga kui me nüüd hakkame alla joonima ka näiteks pealkirju või lihtsalt olulist teksti, siis hakkab nagu sassi minema, et kas ma saan siia vajutada või mitte. Sellist segadust me peaksime iga hinna eest vältima. Ehk siis me ei tohiks joonida veebis alla asju, mis pole lingid. Kui me räägime kirjutatud, ma ei tea, paberi peal mingisugusest dokumendist, siis loomulikult me joonime alla asju, mis on olulised, sest et paberi peal pole meil ju ka, eks ole, linke, aga veebis siis kasutame ainult linkide jaoks alla joonimist. Ja viimaseks ära kasuta seriifidega fonti, et seriifid on siis sellised kaunistused, nagu siin on näha sõna lause esimeses pooles on siis kõikide tähtede juures on sellised kriipsukesed üleval all paremal vasakul, et sellised kriipsukesed kaunistused, et kõik selline need on nagu seriifid, eks ju, et selliseid fonte tuleks vältida. Näiteks Times New Roman on väga tuntud seriifidega font. Tegelikult veebis on parem lugeda seriifideta fonti, millel siis ei ole neid kriipsukesi igal pool. Et seriifidega font on pigem mõeldud trüki jaoks, et trükitud dokumentide jaoks võiks kasutada siis Times New Romani, aga veebis on parem näiteks Arial, Calibri, Open Sans, Roboto, kõik sellised erinevad fondi nimed. Näiteks kui te lähete Google Fonts lehele, et sealt otsida mõnda fonti oma asutuse veebilehe jaoks, siis seal saab ka filtritest panna, et kas seriifidega või ilma seriifideta. Liiga pikad read, et siin on näiteks rea vahe on näiteks väga hea, rea vahe on siin kindlasti piisavalt suur, aga probleem on selles, et read on lihtsalt liiga pikad. Ja nüüd, kui ma jõuan ühe rea lõppu, siis selleks, et järgmise rea algust leida, ma pean hakkama otsima silmaga ja see jällegi teeb lugemist palju raskemaks. Et tuleks vältida sellist asja. Siin on nüüd kasutatud rööpjoondust, ehk siis, et parem ja vasak serv oleksid kõik sõnad oleksid ühel joonel, siis tekivad tegelikult sõnade vahele sellised ebaproportsionaalsed tühikud. Ja nüüd me näemegi, et esimeses reas on palju laiemad tühikud kui järgmises reas. See jälle raskendab lugemist, ei ole mingit põhjust seda tegelikult teha. Palju parem on lihtsalt kasutada alati vasakjoondust ja kui tõesti on näha, et tekib mingisugune auk paremale poole, siis lihtsalt poolitada neid sõnu. Ja keskele joondus samamoodi. Siin on eriti tugevalt näha seda, et iga rea lõpus ma pean hakkama otsima silmaga ja ekslema, et kus see järgmine rida hakkab. Sellepärast soovitan kindlasti kasutada ainult vasakjoondust ja paremale keskele joondust siis äärmisel juhul, kui mingi üherealine pealkiri on näiteks, et mitte nagu sükse pika lõigu jaoks.
reavahe ja fondi suurus, et üldiselt soovitan kasutada teksti suuruseks minimaalselt 16 pikslit. Alati võib seda suurendada kasutaja. Aga reavahe ja siis ka lõiguvahe peaks olema 150% sellest teksti suurusest. Ehk siis, kui me ütleme, et meie teksti suurus on 16 pikslit, siis reavahe ja lõiguvahe võiks olla mõlemad 24 pikslit. Siis on hea mugav seda lugeda. Ja kindlasti tuleks siis ilmestada oma teksti pealkirjadega ja need pealkirjad peavad olema ka hierarhiliselt õiges järjekorras. Et meil on kõigepealt on esimese taseme pealkiri H1, sellele järgnevad siis teise taseme pealkirjad H2 ja neile võivad järgneda siis kolmanda taseme pealkirjad H3. Ja need pealkirjad siis peavad olema nii, visuaalselt esile tõstetud, suuremad, paksemad, selgelt eristatud, neil on tühimikku ees ja järel on ju, et nad ei ole täiesti teise teksti sees või vastas, vaid nende vahel ennem ja peale pealkirja on natuke rohkem õhku. Et selline õhuga mängimine ka alati, lihtsustab selle teksti tarbimist. Ja teiseks, lisaks visuaalsele eristamisele peab need ka lehekoodis õigesti markeerima, et kindlasti peavad pealkirjad olema märgitud ka koodi mõistes nagu pealkirjad, mitte lihtsalt tehtud suuremaks ja paksemaks. Ja samamoodi Wordis või PowerPointis, et kõik pealkirjad peavad olema märgitud pealkirja stiiliga, mitte lihtsalt tehtud suuremaks ja boldimaks. Eriti näen seda probleemi just Wordis, kus tihti lihtsalt tehakse tekst boldiks ja suureks, aga tegelikult tuleks kasutada pealkirja stiile. Teksti kontrastsus, samuti väga-väga oluline siis teksti lugemise jaoks. Et kui siin pildi peal vaadata, siis paremal pool on näide, kus veebileht on siis kontrastsete värvidega. Ehk siis me näeme ilusti, kus on ikoonid, kus on tekstid, need on kontrastsed ja vasakul on siis nagu õrnemate värvidega, õrnad helehallid ja sellised värvid, et seal on liiga madal kontrastsus. Kontrastsuse kontrollimiseks on veebis erinevaid programme, lihtsalt kui guugeldada Color Contrast Checker, siis täiesti leiab sealt erinevaid programme. Aga me täna ei keskendu väga sellele värvi testimisele, vaid pigem räägime just, miks see oluline on ja kuidas seda parandada. Värvi kontrastsus on siis oluline näiteks värvipimedatele, kusjuures 8% kõigist meestest on värvipimedad ja tihti inimene ise ei pruugi seda isegi teada. Et värvipimedus ei tähenda seda, et sa näed must-valgelt, eks ju. Värvipimedus tähendab seda, et sul võib olla raske eristada näiteks punast ja rohelist või teatud teistsuguseid värve, näiteks pruuni ja lillat või oranži ja sinist. Et värvipimeduse vorme on väga palju erinevaid. Ja öeldakse, et üldse me kõik näeme värve natukene erinevalt, et siis me ei tohiks värviga edasi anda mingit olulist infot, et sihuke klassikaline head on rohelised ja halvad on punased. Selline variant ei ole tegelikult väga hea, sest et kui kasutaja ei suuda eristada rohelist ja punast, siis tema jaoks jääb see info saamata. Värvi kontrastsus on väga oluline ka eakatele. Vananedes tõesti väheneb nii nägemisvõime kui ka värvi eristusvõime. Et testid, mis ma olen teinud kasutajatega erinevatel veebilehtedel, näitavad siis tõesti, et eakamad kasutajad tihti ei pane tähele väga helehalle asju või kui on näiteks sisestusväli, mille piirjoon on väga helehall, siis jälle võib jääda see märkamata või nägemata. Ja sellist teksti on lihtsalt väga raske lugeda, mis on liiga vähe kontrastne. Düslektikutele kontrastse teksti lugemine on lihtsam. Olenevalt siis kasutajast mõnele kasutajale, jälle liigne kontrast on just raskem lugeda. Et selles mõttes alati me peame kasutajale võimalus seda värvi ise muuta. Vähe kontrastse ekraani kasutajatele. Tihti on see, et ma ei tea, disainer teeb disaini valmis enda ekraani peal, aga siis läheb seda presenteerima ja näitab seda võib-olla teleka ekraani peal. Aga teleka ekraani peal on kõik piirjooned ja asjad on kadunud, sellepärast et telekas on nii vähe kontrastne võrreldes näiteks mingisuguse arvutiekraaniga. Et siis ekraanid tõesti erinevad omavahel, et alati ei olegi asi sinu nägemises, vaid asi on võib-olla sinu ekraanis.
ja siis on jällegi väga oluline, et värvid oleksid piisavalt kontrastsed. Ja rääkides ekraanidest, siis loomulikult mobiili kasutajatele on värvi kontrastsus väga-väga oluline, sest et mobiili kasutatakse ju eriti halbades valgustingimustes, õues, päike peegeldub ekraani peal, ekraan on tihti must, näpujälgedega kaetud, ekraani heledus on võib-olla alla keeratud, et akut säästa. Et selles mõttes eriti mobiili kasutajale on just see värvi kontrastsus väga oluline. Vaatame, kuidas näiteks on TTJA lehel kõrgkontrastsuse režiim. Et siin on täitsa selline nupp päises nagu juurdepääsetavus ja sellele vajutades tuleb siis sihuke aknakene, kus saab valida must ja kollane tekst, kinnita valik ja siis ongi kogu leht läheb mustkollaseks. See ei ole nüüd kohustuslik asi, see ei pea olema veebilehel olemas, aga kui ta on kindlasti mõne kasutaja jaoks väga hea ja mugav, et saab sihukest servisit valida. Siin on veel üks näide puuetega inimeste koja veebilehelt, kus on terve menüü erinevaid ligipääsetavuse valikuid, et näiteks saab muuta kirjatüüpi. Näete, kui kirjatüübi peale vajutan, siis näed, nüüd muutus. Ja samuti saab muuta kontrastsust, saab panna kas mustvalge või mustkollase režiimi, saab teksti suurust suurendada ja vähendada, et on erinevaid variante siia pandud. Jällegi selline sisse ehitatud menüü ei ole oluline, lehel ei pea olema sellist asja, aga kui see on, siis see võib olla väga mugav osadele kasutajatele. Kui nüüd lehtedel sellist asja ei ole ja ma pean ütlema, et enamus veebilehtedel ju sellist asja ei ole, et sa saad seal kohe asju, settinguid muuta, siis näiteks Chrome'is on hea selline laiendus, extension nagu high contrast. Selle saab siis Chrome Web Store'ist, võid lihtsalt guugeldada high contrast Chrome extension ja siis leiab selle ülesse. Ja kui see endale installida sinna Chrome'i brauserisse, siis tekib siia riba peale niisugune ikoon, saab valida siit erinevaid variante, et kas mustvalge, hallvalge, mustkollane, erinevaid variante. Ja samuti saab selliseid värvikontrastsusi muuta ka juba operatsioonisüsteemis. Näiteks su kogu telefon, et terve oma telefoni võib panna mustkollasesse režiimi, et ei pea seda seal brauseris või ühe veebilehe peal konkreetselt valima. Et kogu oma arvuti saab panna mustkollasesse režiimi, et sellepärast ma natukene ei ole nagu selle poolt, et veebilehele ehitada see mustkollane versioon, sest et parem on lihtsalt kogu oma arvuti ju panna mustkollaseks. Aga jah, sellised mõned variandid, kuidas siis kontrastsust tõsta lehel. Aga alati soovitan, et värvid oleksid juba alguses piisavalt kontrastsed, et siis ei olegi vaja seda värvikontrastsust siin võib-olla alati muuta. Ja loomulikult on oluline, et me siis ei loo igasuguseid seoseid ainult värvi abil, et nagu ma tõin välja selle, et head on rohelised ja halvad on punased. Et siin on näiteks selline näide graafikust, kus paremal pool on siis halb näide. Miks ta on halb, on see, et need sektorid on ühendatud oma legendiga ainult värvi abil. Ja kui nüüd kasutaja ei tee vahet näiteks nendel kahel kollasel või sellel roosal ja helerohelisel, siis ta tegelikult ei saa aru, milline sektor käib millise legendi kohta. Parem on siis kirjutada kas need legendi sõnad ja ma ei tea, protsendid, mis sul vaja on kohe sinna sektori peale või sektori kõrvale, et mitte niimoodi värvi abile ühendada. Nii, lähme edasi ja räägime klaviatuuriga navigeerimisest. Klaviatuur on meil kõigil arvuti küljes olemas, meil on väga hea sellega hakata kohe oma lehte testima, et üks kõige kiiremaid ja lihtsamaid viise oma lehe ligipääsetavuse testimiseks. Et kindlasti peab lehel saama klaviatuuriga liikuda ja kõiki asju selle lehe peal teha. Kõike, mida sa saad hiirega teha, peab saama ka klaviatuuriga teha. Kes siis seda klaviatuuriga navigeerimist kasutavad? Kelle jaoks see hea on? Kui on näiteks raske hiirt mööda kindlat trajektoori liigutada, näiteks vanemal inimesel võib olla käte värisemine, et kui see käte värisemist kontrollida, siis on hea kasutada
klaviatuuri. Samuti kui on kaasa sündinud või mingi haiguse tagajärjel tekkinud siis käte värisemine. Kui ei ole võimalik käsi liigutada, et vastupidi, mitte et sa ei saa neid kontrollida, vaid sa ei saagi üldse neid liigutada, siis samuti võib olla parem vajutada kas varbaga mingit klaviatuuriklahvi või võib-olla sul on hoopis mingi lüliti. Et nagu ma ütlesin, lülitid ja klaviatuur, need töötavad väga-väga sarnaselt, et põhimõtteliselt see peatükk on nagu nii klaviatuuri kui ka lülitite jaoks. Kui inimesel on mingi ajutine trauma, näiteks kui käsi on kipsis, siis samuti tal võib olla probleem, et ta ei saa hiirt kasutada. Või kui hiirepatarei on tühi ja nii edasi, et tõesti neid näiteid on nii palju erinevaid, et klaviatuuriga navigeerimine kindlasti peab lehel toimima. Kuidas see siis töötab? Põhimõtteliselt lähed lehe peale, avad lehe ja hakkad vajutama tab-klahvi. Kõik otsivad nüüd üles, kus on tab-klahv nende klaviatuuri peal. Tab-klahvi vajutades pead siis saama liikuda iga interaktiivse elemendini. Ehk siis mitte kõikide asjade peale, vaid ainult nende asjade peale, mis on vajutatavad, klikitavad, nende asjade peale peab saama liikuda tabiga. Ja sa pead nägema alati, kus sa hetkel oled. Näiteks siin vaatame ühte videot jälle. Tab-klahvi vajutades liigub fookus. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lehe peal ilusti on näha, siuke hele sinine kastikene tekib selle elemendi ümber, kus ma parasjagu olen. See video jälle käib siin ringi ratast, et selles mõttes ta kindlasti läheks ka lehel allapoole, aga praegu lihtsalt see video on siuke lühikene. Ehk siis me näeme, et ta liigub mööda logo, menüüd, otsingukasti, kõik asjad, mida ma saan vajutada, kõik käiakse selle fookusega läbi. Ja fookust peab siis alati olema näha ja fookus ei tohi kunagi ära kaduda. Et see peab olema loogiline järjekord, kuidas see fookus liigub. Ja tavaliselt on see ikkagi tavaline lugemisjärjekord, ehk siis ülevalt alla, vasakult paremale. Hakkangi vasakult ülevalt nurgast pihta ja niimoodi see fookus peab liikuma lehe peal. Nüüd, kui sa oled mingisuguse elemendi peale jõudnud, ütleme, ma lähen siin tabiga ja jõuan selle menüü esimese punkti ehitus ja elamumajandus peale, siis kui ma vajutan enterit või tühikuklahvi, siis peab see asi aktiveeruma. Ehk siis selle lingi peale saan ma vajutada enteri või tühikuga. Kui minna spetsiifilisemaks, siis enter-klahv aktiveerib nii linke kui ka nuppe, aga tühikuklahviga saab vajutada ainult nuppe. Ehk siis, kui tegemist on koodi mõistes nupuga, siis saab seda vajutada tühikuklahviga. Aga tihtipeale nad koodi mõistes ja visuaalselt ei ole nagu väga eristatavad, et selles mõttes ma soovitan vajutada alati enteriga. Kui aga tegemist on märkeruutudega, checkboxidega, siis spacebar on see, mis üldiselt neid aktiveerib. Ehk siis tühik. Nii, siis meil on veel klaviatuuri peal ju nooleklahvid. Nooleklahvidega tavaliselt me saame kerida lehte, eks ju, üles-alla, vasakule, paremale. Aga kui me nüüd navigeerime klaviatuuriga, ehk siis me lähme tab-klahviga näiteks mõne raadionupu peale, radio button, kus saab valikuid valida, siuksed ringikesed on ju, siis kui ma olen ühe raadionupu peal, siis vajutades nooleklahve, ma saan vahetada seda raadionuppu. Või kui mul on mingi valikukast või rippmenüü, mingi drop-down, select element, siis seal nende valikute hulgas ma saan ka üldiselt navigeerida, kasutades üles-alla nooleklahve. Et siis sellised nipid ka. Lisaks oluline klahv on veel ESC, ehk siis see escape klahv, et sellega siis saab tavaliselt sulgeda kas siis mingi modaalakna, hüpikakna, mingi hõljuva sisu, et kui näiteks meil avaneb mingisugune suur menüü, hoverib, kui ma hõljutan oma hiirega kuskil menüü peal ja avaneb mingi suur lahmakas menüü sinna, siis kui ma vajutan ESC-i, siis see hõljuv menüü peaks minema kinni. Et see ESC nagu tihtipeale paneb siukse segava sisu kinni. Toon siin veel näiteks ühe sellise variandi, et kui see fookusstiil ei ole väga hästi nähtav, et kuidas seda saab Google Chrome'is nähtavamaks teha. Et tuleb minna seadete alla ja siin on siis kohe selline variant nagu juurdepääsetavus, et nagu nimi ütleb, siit tegelikult leiab ka muid variante, näiteks reaalajas subtiitrid. Loomulikult subtiitrid siin kehtivad ainult ingliskeelse heli puhul. Tulevikus loodetavasti ka eestikeelse puhul, et tõesti
Videotest me täna ei räägi, aga videote puhul on näiteks väga oluline see, et videotel oleksid ka subtiitrid olemas, et siis inimesed, kes ei kuule, saaksid ka selle info sealt kätte. Lisaks loomulikult inimesed, kes ei näe, peavad samuti saama videotest info kätte, et neile tuleb panna lausa helikirjeldused või kirjeldustõlked videotele, aga jah, sellest me täna sellele ei peatu, sest aeg on siiski piiratud meil siin. Aga vajutades juurdepääsetavus saab siin sisse lülitada sellise asja nagu tõsta fookuses olev objekt korraks esile ja kui see sisse lülitada, siis fookustiil on palju tugevamini nähtav kui siin. Ehk siis me näeme alati, kus me lehel oleme. Muidu me lihtsalt ei tea, mis juhtuks, kui me vajutaksime Enter, et siis me oleksime täitsa kadunud. Et paraku jah, tihti on see fookustiil on sinine ja kui lehe põhivärv on ka sinine, siis ta tihti kipub siin lihtsalt ära kaduma. Et kui me lülitame siit selle fookustiili natuke tugevamaks, siis on ta loodetavasti natuke nähtavam. Nii, kui te aga hakkate proovima oma lehel navigeerida klaviatuuriga, saate te päris ruttu aru, et seda tab-klahvi tuleb ikka väga palju vajutada selle jaoks, et jõuda kuskile lehe nii-öelda päriselt huvipakkuva sisuni. Et siis selle jaoks on oluline, et lehe kõige esimene link oleks liigu põhisisu juurde. Siukene link, mis viib sind põhisisuni, ehk siis seda kutsutakse ka ülehüppamislingiks. Nüüd ma korra uuesti lähen selle sama video juurde siin. Kui te vaatate nüüd kõige esimene link, vot seal selle sinise päise riba kohal, see tuleb korraks nagu nähtavale. See on liigu põhisisu juurde, liigu edasi põhisisu juurde. Et see tuleb korraks nähtavale, see ongi siuke peidetud link. Ehk siis kui ma lähen tabiga selle peale, siis ta tuleb korraks nähtavale, muidu on ta peidus. Ja miks ta peidus on sellepärast lihtsalt, et nägijal, hiire kasutajal, inimesel ei ole sellega üldiselt midagi teha. Nägija hiire kasutaja lihtsalt kerib kiirelt selle sisuni, mida ta tahab lugeda ja hakkab lugema, või vajutab hiirega sinna. Aga nüüd, kui meil on tegemist klaviatuuri kasutajaga, kes peabki reaalselt tabi vajutades kõik need lingid läbi käima selleks, et jõuda endale huvipakkuva sisuni, siis on hästi oluline, et tal oleks võimalus kasutada seda ülehüppamislinki. Ja mis see teeb, kui seda vajutada, ehk siis liigud tabiga selle liigu põhisisu juurde lingi peale ja vajutad Enterit, siis ta peab liigutama sinu fookuse üle kogu selle menüü ja päise ja kõik selle sisu, mis siin on logo, otsingukast, mingisugused menüü elemendid, et ta peab liigutama sinu fookuse põhisisu peale, ehk siis jätma vahele kogu selle korduva sisu lehe peal. Ja kuidas see välja näeb, on see, et tavaliselt sa näed, et sind keritakse sisuni ja samuti sinu fookus hüppab sisuni. Et see link võib ka vahest mitte töötada. See on tihti ligipääsetavuse probleem, et see link on küll olemas näiteks, aga ta ei tööta, aga siis saabki sellele tähelepanu juhtida. Et siuke link peab alati olemas olema ja peab alati viima sind sisu juurde. Et kui ma rääkisin siin näiteks sellest kõrgkontrastsuse variandist, mis on mõnedele lehtedele sisse ehitatud, siis see ei ole nüüd kohustuslik. See võib olla, aga ei pea olema. Aga siis see ülehüppamislink, see on absoluutselt kohustuslik, et see tõesti ligipääsetavuse reeglite järgi peab kindlasti lehel olemas olema. Nii, kes veel kasutavad liigu põhisisu juurde linki, on ekraanilugejad. Ekraanilugejate puhul räägime siis pimedatest või nägemispuudega kasutajatest, et seda siis tõesti kasutavad inimesed, kes kas üldse ei näe või näevad piisavalt halvasti, et neil on lihtsalt mugav kuulata ja näha samal ajal. Võib-olla isegi olete tähele pannud, et kui te vaatate näiteks filmi, mis ei ole teie emakeeles, siis mõnikord on lihtsam kuulata ja lugeda subtiitreid samal ajal, samas keeles, ütleme, kuulate ingliskeelset videot ja loete samal ajal ingliskeelseid subtiitreid ka, et selline nagu lugemine ja kuulamine samal ajal tegelikult võimaldab siis paremini aru saada. Et siin on üsna sarnane juhtum, et sa võid teinekord soovida kuulata seda lehte ja näha lehte samal ajal. Aga üldiselt on jah, ekraanilugejad ikkagi ainult pimedatele mõeldud. Ekraanilugejad, millised siis meil olemas on?
Neid on tegelikult veel palju rohkem, aga ma toon mõned populaarsemad välja. Üks on siis JAWS, mis on siis maailma populaarseim ekraanilugeja Windowsile. See on jah, tõesti kõige kasutatavam ekraanilugeja, aga tal on päris kallis litsents, et selles mõttes, kui inimene ise ei ole, siis tal ei ole mingisugust erivajadusega inimese soodustust, siis see litsents on üsna kallis. Alternatiivid on näiteks NVDA, mis on tasuta ekraanilugeja Windowsile, või Windows Narrator, mis on siis täiesti sisseehitatud ekraanilugeja Windowsile ka tasuta, et edaspidi ma näiteid toongi selle Windows Narratori pealt. Kui kasutajal on Linuxi arvuti, siis Linuxi peale saab panna ekraanilugeja Orca. Ja kui kasutajal on Apple'i toode, kas siis Apple'i arvuti või iPhone, siis seal saab kasutada VoiceOver ekraanilugejat, mis on ka sisse ehitatud ja tasuta. Ja Androidi telefonide peal või Androidi muude toodete peal on siis sisse ehitatud ekraanilugeja TalkBack. Näiteks kui kasutajal on telekas, mis on siis see smart telekas, millel on Android digibox näiteks, siis ka Android digiboxil tegelikult on olemas see TalkBack ekraanilugeja, mis tähendab, et pime kasutaja saab ka telekat juhtida ekraanilugeja abil. Kõige populaarsemad täna on siiski neist siis JAWS Windowsi puhul ja telefonide puhul siis VoiceOver, et enamus pimedaid telefoni kasutajaid ikkagi eelistavad iPhone'i ja VoiceOverit seal peal. Võimalik, et sellepärast, et see TalkBack nagu alles avaldati hiljem, et see VoiceOver on rohkem arenenud, kauem turul olnud, aga jah, täna on see populaarsem. Ja kuidas siis see ekraanilugeja töötab? Põhimõtteliselt ekraanilugeja loeb ette kogu lehe sisu heliliselt, et alguses on seda päris raske kuulata. See ekraanilugeja hääl on päris selline robotlik teinekord ja kindlasti tuleb vaadata, et ekraanilugeja oleks seadistatud selle keele peale, mis keeles teie leht on. Et näiteks kui te vaatate eestikeelset lehte, tahate seda ette lugeda, siis ekraanilugejal peab ka olema seadistatud eesti keel või äärmisel juhul soome keel, sest et kui te kuulate inglisekeelse hääldusega eestikeelset lehte, siis võib arvata juba, et ega sealt midagi aru ei saa. Aga harjutamisega saab tegelikult selle ekraanilugeja päris käppa kindlasti. Nii, ütleme, et ekraanilugeja läheb siis mingisuguse, mingi keskraamatukogu lehe peale, mida ta siis ette loeb. Kõigepealt ütleb kasutajale, et oled keskraamatukogu lehel. Siis ta näiteks loeb logo ette, et siin on logo, mis on ka link samal ajal keskraamatukogu. Siin on nüüd oluline see, et ega ekraanilugeja ise tegelikult ju ei tea, mis seal logo peal näiteks kujutatud on. Et sellepärast on hästi oluline, et just koodis oleks pandud kõikidele piltidele ja logodele ja ikoonidele tekstilised alternatiivid kirja. Ehk siis sama mõte, mida see pilt edasi annab, see on kirjutatud ka koodis teksti kujul. Menüü 3 linki, näiteks teenused, uudised, kontakt, tekst, tere tulemast keskraamatukogu lehele, link, e-kataloog Ester, link, lahtiolekuajad, link, keskraamatukogu Facebookis. Ehk siis nagu me näeme, see on küll kõik välja mõeldes, eks ju, sükest lehte päriselt olemas ei ole, aga ta loeb ette meile nii tekstid kui ka lingid, kui ka nupud, kui ka pildid, et ühesõnaga kõik, mis seal lehe peal on, loetakse meile ette. Ja kui me nüüd oleme mingisuguse lingi peale jõudnud, näiteks link e-kataloog Ester ja me vajutame jälle Enterit, siis see link aktiveeritakse. Ehk siis ta on väga sarnane tegelikult klaviatuuriga navigeerimisele. Ehk siis meil on fookus, mis liigub mööda neid asju, mis lehe peal on ja kui me mingi asja peale leiame, mida me tahame vajutada, siis me vajutame Enter. Ekraanilugeja juhtimine tegelikult desktopis käibki üldiselt klaviatuuri abil. Ehk siis nende samade igasuguste klahvidega. Küll aga kasutatakse ekraanilugeja puhul pigem nooleklahve kui tääbi. Et kui klaviatuuriga liikudes me tahame kasutada tääbi, siis ekraanilugeja puhul nooli. Ja kui siin veel spetsiifilisemaks minna, et miks see niimoodi on, siis
Tab klahv fokusseerib meil ainult neid asju, mille peale me tahame klikkida. Aga kui sa oled pime ja sa ei näe, mis seal lehe peal on, siis kui loetakse, et ainult need asjad, mille peale saab klikkida, siis sellest infost jääb nagu väheks, et ta loeb sulle küll ette kõik lingid, aga mis sisu seal vahepeal on, see nagu sellest sa jääksid ilma. Et siis sellepärast me peame liikuma ekraanilugeja puhul nooleklahvidega. Ja kui te kasutate mobiilis ekraanilugejat, siis seda saab juhtida ekraani puudutamise ja swipe'imise abil. Näiteks swipe või siuke pühkimine, eesti keeles vist on see, swipe paremale on siis järgmine element, swipe vasakule on eelmine element ja topelt puudutus siis aktiveerib mingisuguse elemendi. Toon välja ka mõned kiirkäsud, et kuidas siis liikuda ekraanilugejaga. Lihtsalt, et kui te peate nõustama mõnda klienti, kellel on vaja ekraanilugejat kasutada. VoiceOveri puhul ja ka narratori puhul mõlemal on siis selline klahv, kindel VoiceOveri või narratori klahv, mida saab seadistada erinevate klahvide alla, aga mina soovitan alati caps lock'i kasutada, sest et see on üldiselt siuke klahv, mida väga palju tavaliselt ei ole vaja vajutada. Ehk siis, kui hoida all caps lock'i ja vajutada paremat noolt, siis liigub VoiceOveri ekraanilugeja järgmise elemendi peale. Kui vajutada VoiceOver ja vasakule noolt, liigutakse eelmise elemendi peale. VoiceOver ja tühik, ehk siis caps lock ja tühik, aktiveerib selle elemendi. Ehk siis klaviatuuriga liikudes oli see enter, aga siin me saame vajutada tühikut. Ja tegelikult saab ekraanilugejaga kasutada ka igasuguseid erinevaid kiirkäskusid. Näiteks liikuda ainult mööda pealkirju, et nagu kiirelt skännida, mis sisu seal lehel üldse on. Või näiteks liikuda ainult mööda tabeleid, mööda pilte, mööda nuppe, mööda vormivälju, et igasuguseid variante on, aga ma olen siin välja toonud siis ühe väga kasutatava liikumisviisi, mis on siis mööda pealkirju liikumine. Selle jaoks siis hoiame all caps lock'i, command klahvi ja H-d, et siis H nagu heading liigub mööda pealkirju. Windowsi peal narratoriga on ka väga sarnane, et narrator klahv ongi vaikimisi minu meelest caps lock ja caps lock'i all hoides ja paremat klahvi vajutades läheb siis järgmise elemendi peale. Caps lock ja vasaknool läheb eelmise elemendi peale. Caps lock enter aktiveerib elemendi ja H-klahv, H nagu heading, liigub siis mööda pealkirju. Kui tahad eelmise pealkirja peale minna, siis boonusena ütlen selle ära, et Shift H liigub eelmise pealkirja peale. Loomulikult nendele mõlemale ekraanilugejale leiab väga suure hulga erinevaid kiirkäskusid lihtsalt guugeldades, et siin ma tõin välja mõned peamised, et oleks natukene nagu pilt selge. Ja loomulikult töötavad need käsud alles siis, kui sa oled ekraanilugeja sisse lülitanud seadetes arvutis, et niisama need käsud ju ei tööta. Ja niimoodi tegelikult on võimalik siis veebilehel liikuda, veebilehte lausa nägemata. Tihti aga on probleem selles, et lehed ei ole ehitatud niimoodi, et neid saaks ekraanilugejaga ette lugeda. Üks kõige levinumaid probleeme on see, et igasugustele ikoonidele, mis on siis nupud, sihukesega ikooniga nuppudele ei ole pandud siis tekstilist alternatiivi. Et näiteks siin on lingid Naruscom, in English, need ta loeb välja, sellepärast, et need on tekstid, aga siis tulevad igasugused ikoonid ja kui nüüd ei ole arendaja pannud koodis nendele ikoonidele tekstilist alternatiivi, siis loetakse ette näiteks lihtsalt link. Ta ütleb link 6 of 14, et 14 lingist on see link 6, aga ega see ei ütle meile, mida see teeb, on ju, et siit me tegelikult mingit infot kätte ei saa. Kui selle lingi juures oleks alternatiivkoodis näiteks teavitused, siis loeks ekraanilugeja meile link teavitused, siis me saaks kohe aru, mida see teeb. Või teine väga levinud probleem on see, et meil on mingisugune sisestusväli, näiteks siia saab kirjutada oma telefoninumbri, aga see sõna telefoninumber ei ole tegelikult selle kastiga koodis mitte kuidagi seotud. Nad lihtsalt on nagu järjest. Ja seda, et see +372 siin ees on, et seda siia uuesti kirjutama ei pea, seda ammugi ei saa inimene teada, kuna need asjad ei ole seotud selle kastiga.
Nad küll on visuaalselt siin, aga nad koodis ei ole sellega seotud. Ja siis, kui ekraanilugeja liigub selle kasti peale, siis talle loetakse ette edit text blank. Et see nagu on mingi sisestuskast ja ta on tühi. Aga mida ma siia sisse pean kirjutama? Seda ma teada ei saa, sellepärast et need asjad ei ole koodis sellega seotud. Need olid lihtsalt 2 näidet nagu, et noh, tõesti ekraanilugeja töö jaoks on kõige olulisem, et arendaja, kes seda veebilehte teeb, ise teab nendest ligipääsetavuse reeglitest ja oskab neid arvestada siis, kui ta seda sisu teeb. Aga tõesti, see ala on väga-väga lai ja neid näiteid oleks tohutult palju, aga ma tahtsin täna teile teha ka väikese praktilise ülesande. Ja ärge muretsege, te ei pea hakkama ekraanilugejat kasutama, aga ma tahaksin, et te prooviksite oma asutuse kodulehel navigeerida, kasutades klaviatuuri. Ma korra lähen siia klaviatuuri peale tagasi, ehk siis, et te lähete oma asutuse kodulehele ja hakkate vajutama tab-klahvi ja vaatate, kas te näete, kuidas see fookus seal lehel liigub. Kas üldse on midagi näha, kas fookus üldse tuleb nähtavale ja kui te saate liikuda elementide peale, siis kas need aktiveeruvad, kui te vajutate Enteri. Et proovige selline asi läbi oma asutuse kodulehel. Ja võin vastata ka mõnele küsimusele. Minu poolt on muidu kõik, et siin on ka lingid Trinidad Weissmani blogisse, kus ma olen kirjutanud väga palju artikleid ligipääsetavuse teemal, kui on huvi sellel teemal veel targemaks saada. Ja samuti accessibility.t2vn.ee on siis üks eestikeelne selline tööriist, kust saab siis vaadata erinevaid ligipääsetavuse reegleid. Kui on huvi ja soov kõigile nendele Euroopa Liidu nõuetele vastata, siis sealt lehelt saab tõesti eestikeelselt koos näidetega ja sellises inimkeelsete selgitustega siis kõik need nõuded kätte. Ja alati ootan ka vihjeid, et kui midagi ei ole päris selge ja pole päris arusaadav, siis võite alati mulle kirjutada, et ma saan seda tööriista siis veelgi täiendada. Nii, aga aitäh, meil siin vahepeal on chatis esitluse jooksul mõned küsimused tekkinud. Ja esimene küsimus puudutas seda, et kas kusagil on selge juhend kõigi nende värvide kontrastsuste ja kõigi nende põhimõtete kohta, et kuidas asi nagu siis hästi välja paistaks ja ligipääsetav oleks. Ja, et ma selle jaoks soovitangi just minna sinna accessibility.t2vn.ee lehele. Teine variant värvi kontrastsuse kontrollimiseks on lihtsalt guugeldada color contrast checker ja sealt tuleb väga palju erinevaid tööriistu, millest saab valida endale oma lemmiku siis. Ja sinna lehele saab siis panna värvikoodid. Selle jaoks tuleb teada siis värvi hekskoode ehk siis teksti hekskoodi ja tausta hekskoodi ja nende värvikoodide võrdlemisel saab see programm siis öelda, kas tegemist on piisava kontrastsusega või mitte. Nii, ja siin tegelikult oli küsimus ka, mis puudutab nüüd kogu seda värvide maailma, et mis nagu laiendid ja mis on tasuta ja mis on tasulised. Et kas sa sellest saaksid ka paar sõna öelda? Need enamus, mis ma siin täna näitasin, need igasugused Chrome'i laiendused ja programmid, mis ma näitasin, need on kõik tasuta. Et samuti need ekraanilugejad, et neist on tasuline ainult see JAWS, maailma kõige populaarsem ekraanilugeja, aga kõik need teised asjad on tasuta, et kõik need näited, mis ma täna tõin. Okei, aitäh. Ja siis meil on siin väike vestlus tekkinud chatis ja alguses sai küsimusest, et kas VoiceOver töötab ka Androidil. Ei, VoiceOver jah, ei tööta, et see on ainult Apple'i toodetele. Ja. Nii, aga praegu rohkem küsimusi ei ole. Kas keegi soovib kohe niimoodi mikrofoni lahti teha ja küsida midagi Mariellilt?
siin on väga huvitav kommentaar tuli meil siia vestlusesse, et osad Eesti veebilehed on esialgu inglisekeelsed, mis on ka ligipääsetavuse probleem. Et ma saan aru, et siin on mõeldud just seda, et keel kui selline on siis probleem. Siin võib olla mitu varianti, et näiteks ekraanilugeja tööd häirib tugevalt see, kui lehe metadatas või selle lehe koodis on öeldud, et see leht on inglise keeles, aga tegelikult on lehe sisu eestikeelne, mis tähendab, et ekraanilugeja saab nagu selliseid segaseid signaale, et kas ta peab lugema seda nüüd eesti keeles või inglise keeles ja siis võibki juhtuda see, et ta loeb eestikeelset teksti inglisekeelse aktsendiga, mis tähendab, et midagi ei ole sealt aru saada. Nii, vaatame, kas on keegi veel tahab mõtteid jagada, küsida. Ja siin on jah, kõik näete chatis. Androidile on siis TalkBack ekraanilugeja. Tõin selle slaidiga korraks uuesti siin nähtavale. Et need on kõik tasuta peale siis selle JAWSi. Ja slaide ma jagan ka. Saate vaadata üle kõik need laiendused, kuidas neid Chrome'i peale panna ja mis need ekraanikäsud ja kõik asjad olid. Okei, siin on see inglise keele küsimuse kohta, ma saan aru täpsustused. Kas Merit tahate äkki öelda seda või, et mida te mõtlete, et inimene peab valima eesti keele, mitte ekraanitõlke? Nii, ma võin täpsustada et oli siin üks lehekülg lastekirjanduse üks andmebaas oli, et ma läksin selle lehele, aga see on automaatselt inglise keeles, et ma pean sealt panema ise valima selle eesti keele, et see on natukene selline, mul on äkki selline tõrge, aga see ei ole ainuke lehekülg, et ma olen nagu märganud, et kas see on neile endale pandud kuidagi või seal on nagu see lehekülje lihtsalt valik või? See on ka üks asi tegelikult, mis on jälle see, et leht peab nagu alluma nendele brauseri ja operatsioonisüsteemi seadetele, et asi võib olla selles, et teie arvuti või seadme operatsioonisüsteemi keeleks on inglise keel või siis jälle näiteks selle brauseri keeleks on inglise keel ja siis, kui minna teatud lehele, siis ta võibki arvata, et kuna brauser on inglise keeles, siis ma pakungi talle ingliskeelset lehte. Et üks variant on näiteks selles. Või on ta lihtsalt valesti seadistatud? Lehtedel, no võib-olla jah, on seadistatud valesti. Et selles mõttes ei oska öelda. Et see natuke on häiriv, et on ütleme eakatel, et kui tuleb selline leht ette, siis tekib see probleem. Aga muidugi Chrome ise annab ka selle variandi, et ma panen seal eestikeelseks, aga see tõlge on hoopis midagi muud. Ja, see on see automaattõlge. Et seda annab ka, aga see ei ole ikka see. Ja siis ikkagi tuleb lihtsalt vaadata, et lehtedel, kes lehti koostavad ja disainivad, oleks siis see keelevahetus väga selgelt arusaadav. Selge, aga jah, sellisel kõrvalepõige. Ja, aitäh vastuse eest. Ma näen seda küsimust, et see nutitelefoni värviparandussäte, et kas see hõlbustab punarohe pimeduse korral. Et need sätted on mõeldud selle jaoks, et siis mingisuguseid mugandusi teha nendes värvides, aga ma ei pea neid 100% nagu korrektseteks, aga tihti ei olegi teist varianti, et kui lehed on ehitatud niimoodi, et seal ikkagi seda punast ja rohelist väga palju kasutatakse mingisuguste olekute või staatuste märkimiseks, et siis teinekord ongi vaja kasutajal sellist varianti. Ja ega neid sätteid ei kasuta ainult ka värvipimedusega inimesed, vaid mõnikord näiteks inimene soovib enda nii-öelda ekraani sõltuvust vähendada ja seetõttu näiteks paneb ekraani mustvalgeks.
Või siis on ka juhtumeid, kus inimene prindib välja prindib välja mustvalgelt näiteks mingisuguse artikli ja siis tuleb välja, et artiklis oli tegelikult mingi graafik, kui selle graafiku peal olid mingisugused jooned näiteks ja need jooned on ühendatud oma graafikuga ainult värvi abil. Jällegi mustvalgelt prindid välja või on su ekraan mustvalge, ei saa seda infot kätte. Et sellepärast on nii oluline just, et me kasutaksime kas mustreid, mingeid katkendjooni või midagi muud selle jaoks, et lisaks värvile kuidagi teistmoodi seda infot edasi anda. Aga ma arvan, et seda infot sai selle 1,5 tunni jooksul juba nii palju. On kellelgi veel mingit küsimust kiirelt? Tundub, et ei ole, et hakkavad tänuavaldused laekuma meil siia jutulõime. Aitäh kõigile. Suur aitäh sulle, Mariel. Ja nagu alguses ka Mariel mainis, siis slaidid tulevad ja samamoodi siis lindistus tulevad meil Google Classroomi. Et siis saab täpsustada veel asju üle tagantjärele. Nii, aga väga vahva. Teeme siis nii, et tõmbame otsad kokku praegu ja kes saavad ja tahavad, siis kohtume jälle järgmisel kolmapäeval juba uuel seminaril. Ja kõike head siis teile ja edu ligipääsetavuse teemade lahendamisel. Nii et ma tänan ja panen siis kinni meie selle seminari nüüd. Aitäh kõigile.